Tere ja kaunist laupäeva keskpäeva, head looduse sõbrad. Eesti looduse päev on meie looduse väärtustamise päev ja need inimesed, kes siia kogunenud on, ma arvan, igaüks teist oskab väärtustada seda kaunist Eestimaa loodust, mis meile on antud ja kahtlemata see paik, kus me täna viibime, on üks Eestimaa ilusamaid paiku. Selle päeva eesmärk on kutsuda just nimelt siia ringi nii Eesti loodusseltsid, ühingud, muuseumide ning organisatsioonide inimesed, kelle abil me siis õpime paremini tundma ja väärtustama ja hoidma Eesti loodust. Päeva tunnuslause: tunne ja hoia kodumaa loodust ja kultuuri. Kui täna lisaks sellele üritusele siin on ka meie Eesti südames Paides arvamusfestival, siis seal kõlanud ühe mõttena kõlas päris huvitav idee, et seesama looduse päev võiks olla Eesti lipupäev. See tähendab seda, et me ju kõik peame ennast eestlastena loodusinimesteks. Me ütleme, et eestlased on metsarahvas. Miks mitte siis seda riigipäeva tähistada sellega, et heisata üles meie kaunis sinimustvalge lipp. Eesti looduse päeva korraldamine on seotud Eesti esimese looduskaitseala Vaika linnukaitseala sünnikuupäevaga 14. augustil 1910. aastal. Täna 111 aastat tagasi. Just siis sõlmiti Riia loodusuurijate seltsi ja Kihelkonna kirikumõisa vahel rendileping, mille järgi läksid Vaika linnusaared 5 tsaariaegse kuldruba eest 6 aastaks Riia loodusuurijate seltsi valdusesse. Seda sündmust loetakse tänase päeva looduskaitse alguseks Eestiks. 111 aastat tagasi. Esmakordselt tähistati Eesti looduse päeva Eesti Vabariik 100 raames. Selle juubelinädala raames 2018. aastal Vargamäel. Käesoleval aastal toimub päev piduliku kontsertaktusega siin Lahemaal. Ja nii nagu ma ütlesin, Lahemaa on Eestimaa üks kaunemaid looduspaiku. Lahemaa rahvuspargi sünd 50 aastat tagasi 1. juunil 1971. aastal andis olulise tõuke eestlaste rahvusliku eneseteadvuse tõusule toonases liidus. Ühine eesmärk võõra võimu kiuste hoida ja säilitada tükike meie loodust ja kultuuri tõi kokku eestimeelsed teadlased, poliitikud ning loome- ja majandusinimesed. Tänavusel taasiseseisvumise aastapäevale pühendatud Eesti looduse päeval arutlemegi, kuidas loodushoid ja teod Eesti keskkonnahoiul on toetanud ja suunanud meid tänaseni taasiseseisvumisest olemiseni. Enam kui 30 tagasi alanud vastasseis fosforiidi kaevandamise vastu rajas teed iseseisvuse taastamiseks ja Lahemaa rahvuspargil oli fosforiidisõjas väga oluline roll. Ka roheliste ratkaretke idee sündis siin rahvuspargis ja esimene retk toimus egiidi all Kuidas elad, Virumaa. On rõõm tõdeda, et sellel aastal on Eesti looduse päeva raames toimunud veel ja ka toimumas üle 200 meie keskkonda ja selle mitmekülgsust tutvustavat ettevõtmist. Matka, koolitust, seminari, mida korraldavad Eesti Looduskaitse Selts, Keskkonnaamet, Eesti Looduse Muuseum, Eesti Looduse Fond, RMK, Eesti Loodusturismi Ühing, Tallinna Loomaaed, Tartu Ülikooli Loodusmuuseum ja Botaanikaaed, Looduse Omnibuss ja paljud teised. Aitäh teile! Loodus ühendab ja läheb meile kõigile korda. Head looduse päeva teile!